tere, armased. Vahepeal on net natuke kehv. Aga no las ta siis kaob. Kuidagi ma keeran korraks teistpidi oma kaamera, natuke viltu. Et äkki ma saan ikkagi selle netiga kuidagi niimoodi. Nüüd olete tagasi. Tere, keerutasin teid natuke. Tere, Silja Kokla. Tere kõigile. Et mis asi siis tegelikult kohalolu on, et nii palju on definitsioone, nii palju on igasuguseid tähendusi sellele antud, nii palju on igasuguseid teemasi selle ümber. Tere, kallis Tiina Ringi. Tohutud koolitused, tohutud õpetused. See on umbes niimoodi, et kohalolu ei ole õpitav, kallid. Tšau, kallis Ave. Tere, kallis. Et kohalolu ei ole õpitav. See on valik. Ja kõik, mida me usume, et me peame õppima, me tegelikult teame. Mis asi on teadmine? Teadmine on see sügavas kohalolus tulebki see teadmine. Tere, kallis Merje. Eks ju? Et ma nüüd töötades naistega nii erinevast nurgast kogen seda kohalolu, kuidas see asi kõik nagu töötab ja kuidas toimib. Ma lihtsalt vahepeal juhin tähelepanu, mul on hääl ära, mul on kurk natuke valus, sest et keha kalibreerib siin maaga ja räägin siin natuke vaiksema häälega, eks ju. Et kas sa oled kogenud sellist hetke, kui sul ei ole mitte kuhugi kiiret? Ja kas sa märkad praegu seda, et kuidas elu sunnib sind sellisesse kohta, kus sul ei saa olla kiire? Tere, Sirje Kadjak. Kus sul, oled pannud tähele? Ja kui hea on see koht, kus ei ole kuhugi kiiret? Kuidas siis teha sedasi, et ei oleks kuhugi kiiret, lihtsalt alistuda sellele? Mul on nagu igapäevaselt mingid sellised asjad. Ma märkan, kohalolu on ka see, kui sa julged seisatada ja siis vaadelda. Olen seda alati teinud, ma olen isegi vahepeal siuke maniakaalselt nagu iseennast jälginud, mis ei ole nagu väga tervislik. Aga julgeda nagu peatuda ja vaadata, et nagu oot, kuhu ma siis nüüd torman, on ju? Või mis asi see nüüd on? Ja seda hetke, kus ei ole vaja midagi parandada, selgitada. Ma tahaks isegi ütelda, kas su elu on selline, kus ei ole vaja midagi parandada, midagi selgitada, midagi saavutada, midagi tõestada, ei ole tarvis pingutada. Ja lihtsalt kutsun teid märkama, kes teist märkab seda, et elu sunnib seda tegema. Kuidas ma seda märkan? Ma märkan, et ma unustan ära asjad. On ju? Ja minu mõistus on tahtnud varasemalt öelda, et mul on midagi viga. Ei, consciousness ehk siis teadvus sunnib sind rahusse, sellesse kohalolusse. Ja ma näen ka samal ajal seda, et see tegelikult on nagu ülilihtne, sest minu tegelik loomus ongi kohalolu. Just oli selline hetk, elu sundis tõestama. Jaga seda natuke väga huvitav. Elu sunnib tõestama. Kas ta tegelikult sunnib? Või me oleme harjunud tõestama? Kui elu justkui ma märkan, et elu sunnib tõestama, siis kas ta tegelikult sunnib tõestama või ta sunnib hoopiski kohalolusse? Eks ju, küsi endalt. Mina märkan küll seda, et kõik ümbritsev maailm nagu treenib mind. Ma köhatan ikka päris kõvasti praegu, ma tunnen. Nagu praegu selle köhagagi kohal olla. Kurk on tibake tundlik.
et tunnen ka nagu siukest õrna siin kehas, sellist pinget siin õlgades hetkel, onju. Lihtsalt märkan. Ja ennem kui ma siia laivi tulin, siis ma mõtlesin, mis asja ma räägin teiega. Noh, siis ma märkasin, et ma justkui pressin ennast kuskile sisse, et ma pean midagi rääkima. Ei pea. Ma ei pea midagi rääkima. Ma lihtsalt tulen siia teie ette. Ja kohalolu tuli täpselt selleks teemaks, eks ju. Ja vaadake nüüd seda seisundit. Kõik te tunnete kindlasti ära iseendast selle koha, kus sa püüad olla keegi. Või sa lihtsalt oled. Eks ju, kui sa püüad olla keegi või sa lihtsalt oled. Kas sa püüad olla keegi inimeste ees, kui sa oled nähtud? Aga kes sa oled siis, kui keegi ei näe sind? Kes sa oled siis, kui sa oled ihu üksi? Kes sa oled siis, kui sa ei mäleta, kes sa peaksid olema? Eks ju? Ja kohalolu, noh, ülilihtne. Ma räägin lihtsalt, et ülilihtne, kuna me oleme nii tundlikud, ülilihtne on see märgata, lihtsalt märgake praegu, kuidas me oleme harjunud reageerima, kuidas me oleme harjunud vastama, kuidas me oleme harjunud mingisuguseid asju täitma, mingisugust moodi looma, eks ju. Et kui ma praegu seda räägin, siis ma nagu reaalselt ise tunnen täielikkuses seda, kuidas nagu vana maailm või see vana harjumuslikkus minus tahab nagu võtta üle selle koha, kus ma tegelikult siis olen kohalolus. Ma olin 2 päeva topus, ehk siis oma maakodus, kus ma lapsepõlve veetsin, mu ema kodu. Ja see on nagu reaalselt teine kuningriik, teistsugune planeet, et kui ma siia tagasi jõudsin siia koju, siis magasin täna väga kaua. Keha tahtis, kuna siis kurk küsib rahu, küsib lihtsalt olemist. Ja nüüd on vihma ka sajab, eks ju. Aga mis kirjutab Silje meile siia? Silje kirjutab, ma olen praeguseks valinud endale sellise elu, kus mul ei ole kiire ja vaja tõestamist, teen seda, mis pakub mulle rahulolu ja kui ma märkan, et kaldun sellest kõrvale, siis oskan sellele kohaloluga ka aina tihedamini reageerida ja hetkel valikut teha, harjutan ja läheb aina paremini. Ja see, mis sa just ütlesid, Silje, see on harjutamine. See on harjutamine ja see harjutamine on pühendumine. Vaata, kui sa harjutad, siis sa oled ju pühendunud. Sa oled pühendunud iseendale, kohalolule. Sa oled pühendunud, sa oled nagu, sa teed selle kõige olulisemaks, mis on nagu nii kuninglik ja nii lugupidav iseenda suhtes. See on ka üks teema, millest võiksime rääkida rohkem, lugupidamine iseendaga. Et mul kõik see, mis minu sees tuleb ja kui te seda peegeldate mulle siin praegu, täpselt see, Silje, täpselt see. Et selleks on tarvilik pühenduda, et näha iseenda briljantsust ja seda tuleb harjutada, sest et see ei tule niimoodi üleöö. See on mul üks sõber just, kes on mehhiklane. Tal oli naisega üks suur kokkupõrge ja peaaegu et lahutus. Ja nüüd nad ikkagi otsuseid nii-öelda uue võimaluse kasuks ja seda küsin mu käest ära ühe küsimuse, et kuidas võita tagasi usaldus, kuidas võita tagasi see usaldus. Ja see on nüüd see koht, kus ma kõiki teid kutsun iseendaga seda usaldust tagasi võitma, pühendudes iseendale. Pühendudes, see ei tule üleöö, eks ju. Et nagu Silje ütles, et harjutad iga päev, on ju. Et võtad selle aja ja harjutad, vaatled, harjutad, muudad, eks. Ja miks ma nagu räägin ka seda, et see ei ole õpitav.
see ei ole õpitav, see ei ole kuskilt raamatutest loetav, see ei ole ühestki raamatust loetav. Raamatud on toredad asjad küll, sa võid õppida mingisuguseid, ma ei tea, tehnikaid, sa võid õppida mingisuguseid, aga ta tegelikkuses see kõik info on sul juba olemas, te kõik teate seda. Meil on tarvis mitte hakata raamatuid usaldama või usaldada raamatuid, vaid hakata usaldama iseennast, seda kohalolu, mis sa oled. Ja sellepärast ma nagu ei väsi rääkimas seda, et palun, naised, mehed, valige ennast, siis sa oled kingitus maailmale. See sõna ajab paljusid närvi, mul on auto peal siuke kleeps, mis siis, kui sa oled kingitus maailmale, vali ennast. Ja iga kord, kui ma liikluses sõidan, siis inimesed vaatavad seda auto klaadil, seda nimetust, eks ju. Et tõesti, vali ennast, vali pühenduda iseendale. Et see ei ole see, et ma täna valin ennast ja siis homme enam ei vali. Ja siis jälle valin ennast ja siis homme enam ei vali. See on ka okei. Aga mis see loob? Kas sa oled pühendunud? Kas sa oled pühendunud iseendale? Ja pühendumine ei ole ka see, et ma pean pühendumine. See on lihtsalt otsus. Ma pühendun või ei pühendu. Sinus ei ole kuskilt otsast midagi valet. Mõistad sa? Mille sa väärtuslikuks teed? Mille kasuks sa otsustad? Otsustad välise kasuks. See on okei. Sinu elu. Otsustad pühenduda iseendale, oma hingele, kehale ja südamele, sest et armastus, valgus ja tõde on. Nii on. Ja kohalolu tingimustel. Paljud inimesed, et kuidas, et me tahame nagu mõistusega aru saada seda, et kuidas see käib. Ta ei saa rääkida. Kui ma siin teie ees praegu olen, siis mul ei ole ühtegi kavatsust, mul ei ole ühtegi eesmärki, mis olen siin teiega. Vestlen. Lahe oleks kuulda, mida te siia kirjutate mulle. Ja see haavatavus tähendab siis seda, et sul ei ole ühtegi kaitset. See ei peida midagi. Sul ei ole midagi varjata, saarata. Isegi ma oma kurgupalu ega mingisugust käedat häält ei püüa siin peita. Eks ju? Kohalolu ei ole tingimustega, et ole nii, siis sa oled kohal. Ole naa, siis sa oled kohal. Küll aga saab teadvustada paljusid asju ja küsida endalt, miks ma siis pole kohal? Miks ma loon selliselt, et ma torman kuhugi ja jätan iseennast unarusse? Mida ma tegelikult tahan? Kas see on mu väärtus? Küsi iseendalt. Mida ma tegelikult elus hindan? Ja kas sellest, kas ma lepin vähemaga? Kas ma usun, et universum annab mulle ainult näpuotsaga? Kas ma usun, et mis nüüd mina? Mida ma tegelikult tahan? Mida ma tegelikult soovin? Kuidas ma tegelikult soovin? Ja see mõte ei tule puudusteadvusest, vaid see tuleb nagu siirast iseendale otsa vaatamisest. Siirast kõigest, mis sa oled. Siin ei ole tehnikaid. See on lihtsalt see hetk, kus sa lihtsalt esitad iseendale küsimusi ja saad teadlikkusi. Sest maailm töötab, küsija sulle antakse. Mida rohkem sa selliseid hetki iseendale võtad ja neid küsimusi iseendale esitad, hakkad elama küsimusena, siis hakkab avama sind iseendale. See on justkui praegu ka mõistusepõhine selgitus sulle, aga tegelikkuses see käib nii. Merje kohalolu südames. Nii hea. No kui sa seda ütlesid, ma tunnen seda kogu oma olemusega. Ja lihtsalt tuletan teile meelde, palun, kallid, kohalolus saad sa terveneda, kohalolus on elu. See kõik.
see võib olla ka hetk, aga see tegelikkuses, millest mina räägin, see kohalolu, mida ma ihkan näha maailmas inimestega suheldes, et see voogab läbi sinu. See kogu aeg voogab läbi sinu. See ei saa voogata või kuidas öeldakse eesti keeles, jah, voogata läbi sinu siis, kui sa jooksed kuskile, tormad kuhugi. Ma olin ühel õhtusöögil nädalavahetusel, kus inimesed on harjunud telefoniga söögilaua ääres chattima, kui kõik inimesed on pühendunud koos söömisele, jutustamisele ja siis on teatud inimesed, kes telefonis on oma asjadega. See ei ole vale, aga see on lihtsalt teadlikkus sellest, et kui kohal me kõik oleme ja kui kohal keegi valib olla ja ka teadvustada seda, et väga paljud inimesed ei teadvusta kohalolu väärtust. Ma märkan ka seda iseenda maailmas, et inimesed ei ole lugupidavad, sest me oleme mitte kohal. Kõige suurem lugupidamatus ongi see, kui sa ei ole kohal. Ja lugupidamisse me peaksime, me ei pea midagi. Mina valin tulla tagasi veel suuremasse kohalolusse ja lugupidamisse. Sest et nagu elu on praegu, kallid. Kas sa tunned seda? Tere, kallis Liia, kuidas sinul läheb? Musi norskab täie hooga. Panen muusika kõvemaks, siis ta ei norska siia sisse meile. No vaata ennast, kas sa oled kogu aeg kohal või oled sa teatud tingimustel kohal, kui need asjad on tehtud, vaat siis ma saan olla kohal, on ju. Või et peab olema nii või naa, siis ma saan olla kohal. Nii palju filtreid on. Kirjutate mulle ka midagi siia, mis te kirjutate, vaatan, mis te kirjutate. Mis te kirjutate mulle siia? Kui armas. Tere, Mai. Ja. Ja kui sa oled kogenud elu ilma hinnanguteta, vaadake, hinnangud on üks asi, mis on ka... Musi! Ma hüüan talle, seda norskab. Hinnangud on ka üks asi, mis on meile nii, nagu me oleme sellest läbi imbunud olnud. Lihtsalt märgata. Sul ei ole mitte midagi viga. Sa ei pea mitte midagi. Sa juba oled. Ja elu ilma hinnanguteta ei ole neutraalne. See ei ole siuke tuimus. See on vaba. Üks häda on ainult, vaadates iseenda elu, vaadates võib-olla ka maailma, eks ju, te saate ise ka vaadata, märgata, et kui palju te annate iseendale hinnanguid. Mitte ükski hinnang ei baseeru vabadusele, vaid baseerub mittepiisavusele. Olgu see ükskõik mis hinnang, positiivne või negatiivne. Positiivsed hinnanguid loovad enamalt, muidugi seal on ka sellised konstruktiivsed hinnangud, mis teatud hetkedele annavad ka sellise võime, et me võiksime, me saame nagu näha, et mis veel võimalik on, eks ju. Saame kuidagi muuta asju. Aga nagu enesele hinnangute andmine, positiivsed hinnangud, mina isiklikult olen näinud seda, et üli lihtsalt võid jääda kinni ka positiivsesse hinnangusse ja siis sa lihtsalt enam ei vali avarduda, ei vali õitseda, vaata, on ju. Et 99%, mis ei lase sul olla vaba ja kohal, mul samuti, varasemas elus, on see lahkusetus iseendaga, lugupidamatus iseendaga. Lugupidamatus iseendaga. Ja oleme sellest nagu
ühiskond on sellest läbi imbunud, meie oleme sellest läbi imbunud ja kui me oleme inimestes keskel, kes on hinnangulised, siis me ei oska kuidagi olla nagu sest me oleme harjunud olema selle hinnanguga kuidagi seotud. Et see, mida ma kutsun tegema teid detoksima sõna otseses mõttes iseennast hinnangutest, et hakka märkama seda, kus sa iseendale annad hinnanguid, sest see on üks miks planeedil Maa ja miks me ühiskonnas on endiselt nii palju hinnanguid, nii palju mingeid norme ja mingeid eesmärke ja mingit normamist ja agendasid ja asju ja kuidas on õige, kuidas on vale, kõike seda, hea, halb. Sest see maailm on baseerunud sellele olnud pikka aega, nagu me ei oska lihtsalt olla, nagu nüüd on tarvis olla ja kuidas me ei oska olla, me oleme unustanud selle mäletamise, kuidas olla. Lihtsalt olla, täpselt see, kes sa oled. Täpselt nii, nagu sa oled. Eks ju? Et sul ei ole mitte midagi viga. Mitte üheski kohas. Hästi sügavad avanemised on olnud nendel naistel, kes on olnud siis Lady Grace'i teekonnal 12-nädalases coachingus väga-väga sügavad ja tihti nagu üksinda nende asjadeni nagu vabastamiseni väga ei saa. Aga on võimalik, mina isiklikult usun kõigesse, usun inimese tohutusse jõusse, väesse, kohalolusse, et sa saaksid seda teha. Aga see juhtub ainult siis, kui sa oled pühendunud ise endale ja päriselt saad aru, et sul ei ole midagi viga. Hinges ja kehas ja just füüsiliselt, et sa julged olla. Ave, sina ütlesid hullult hästi seda Avekütt. Et sa teadsid küll need asju, on ju, mis me siin räägime, mis me jutustame, aga kas sa reaalselt nagu ka kehastad seda? Ja mulle nii meeldib, kui on rohkem selliseid pööraseid, selliseid vabasid hingesid, kes julgevad tegelikkuses olla kõik see, kes sa oled. Mitte ainult see pehme, hõljuv naine, on ju, vaid armastus, valgus ja tõde on nii intensiivsed, metsikud, pöörased, vabad, julged, ehedad. Kõike võib ja midagi ei pea. Energias. Rahus. Voolavuses, naudingus. Eks ju. Enesele hinnangute andmine on üks suurimaid lahkusetuseid, mis sa iseendaga oled teinud. Kui sa usud, et sul on midagi viga näiteks, või kui sa usud, et see pole piisav või too pole piisav. Või et sa pole piisav naine või piisav ema või piisav tütar või piisav. Pole piisav. See on ainult üks mõttekonstruktsioon, uskumussüsteem. Et kui sa julged seda lihtsalt kõrvalt vaadata, see on lihtsalt üks lugu. Ja. Kas sa kehastad seda, kas sa tegelikult oled? Jaa. Nagu ma räägin, me kõik teame, aitäh Silja, me teame nii paljusid asju ja praegu on see spirituaalsus nagu tohutult laineid võtnud, igal pool on mingisugused tohutult, ma ei tea, igasuguseid spirituaalseid sündmusi tohutult palju. Palun, kallis sina, vali seda, mis on sulle kerge, vali seda, mis teeb sinu olemuse vabaks, vali seda, mis toetab seda, kes sa päriselt oled. Sest et elu ei ole ainult spirituaalne uina-muina. Elu on päriselt elus, kus on kõik olemas. Absoluutselt kõik on olemas, eks ju. Ja niipea, kui sa annad endale hinnanguid, mida ma olen ilgelt palju teinud, siis sa juba ei ole sina. Siis sa oled vägivaldne iseendaga ja lugupidamatu iseendaga. Ja kui sa oled lugupidamatu iseendaga, siis sellise energia vibratsiooniga sa lood maailma peegeldust, mis tõestab sulle, et sul on midagi viga. Näitab sulle näpuga,
et vaata, mis teed. Ja siis rahulolematus suureneb. Need on need reaktsioonid, mis me oleme ära õppinud, eks ju. Et kuidas hakata ennast vabastama hinnangutest. Mul on hästi palju tehnikaid, mida ma olen kasutanud viimased 12-13 aastat. Üks nendest on baars, mida ma kasutan hästi palju, see on siis näpud peas, puudutus, teatud punktid, mis vabastab siis füüsilisest kehast kinnistunud mõtted, tunded, emotsioonid läbi kõikide eluaegade. Nagu puhas space, täiesti puhas. Et baari saab õppida seda tehnikat tegema. Baarsi seansile saab tulla minu juurde. Kutsun teid, kes soovivad. Või tulla siis programmi, Lady Grace'i programmi, kus te juba saate selle programmi sees, saate kogeda baarsi. Kasutan igasuguseid verbaalseid tehnikaid. Ma teadlikult valin istuda tühjuses, teadlikult valin vaadata puid või leeki, teadlikult otsustan seda teha, teadlikult valin endale ümber need inimesed, kes mind toetavad. Teadlikult valin seda, kuhu mind energia tõmbab. Teadlikult. Ja näiteks ka selle naiste õhtuga praegu. Praegu on, siis täna õhtul on viimane naiste õhtu, mis tõenäoliselt ka baseerub hinnangutele ja vabastamisele enesehinnangutest. See on lihtsalt otsus, et sa lihtsalt otsustad, et ja teadvustad, sul ei ole midagi viga. Kehaga lihtsalt teadvustad seda. Tuled kehasse ja otsustad, nüüd on nii. Et täna õhtul kell 7 on üks majas uue maa naiselikkuse ja naiste õhtu. Ja ma kannan seda ka üle siis otse Zoomist, kes tahaksid osaleda selles, siis ma panen Zoomi lingi siia alla otse. Näed sa siis, ma panengi selle kohe siia. Sest et ma teen seda viimast korda üks majast ennem sügist. Ma kirjutan teile siia seda linki. Ja üks majas. Nii, et kes tahaksid osaleda siis Zoomis või siis muidugi kehadega füüsiliselt koha peal on alati vägevam, on ju. Eve ütleb väga äge, et tulge üks majja seal, mida kogeda on hindamatu. Et ma suvel tõenäoliselt üks maja seda ei tee, vaid siis toimuvad siin suvel, ma hakkan looma siin oma kodus erinevaid sündmusi naistele ja ka meestele, et olge kuuldel selles osas. Ja ma teen seda, sest ma võin. Jah, ma teen seda, sest ma juba üsna palju teadvustan seda, et ma olen kingitus, kui ma valin seda rohkem teadvustada, siis see vibratsioon, kes või mis ma olen. Ma võin teile öelda seda, et kui sa oled päriselt sina, siis sa ei saa sellest aru. Sa ei saa seda märgata, sa ei saa seda katsuda, sa ei saa seda nagu kogeda sellisel kujul või nagu defineerida mõistusega. Aga seda näitavad sulle teised inimesed, näitavad sulle mehed, naised, sõbrad, perekond, olukorrad, loodus, situatsioonid. Ja kui sa oled selle keskel, siis sa saad sellest aru, et oh my god, see olengi mina. Mõistad sa? Ehk siis inimesed on valesti aru saanud sellest, et see, eks ma päriselt olen, et see on mingisugune kujund, see on mingisugune hinnang, see on mingi definitsioon, see on mingi määratlus, see on mingi asi. Vaid ütlen veel kord, et iseendana ehe ja päris olemine ei ole defineeritav. Väline maailm annab sulle sellest märku. Ja kõik, mis me siin selle laivi alguses rääkisime, samuti, et sul pole kuhugi kiiret, sul ei ole eesmärki, mis on vastand sellele, mida me oleme õppinud, eks ju, meil on õpetatud kogu aeg, et sul peab olema eesmärk, kuhu poole liikuda. Ei, sul ei ole vaja eesmärki. Ta on sulle kohal, sest kui sa oled kohal, siis tead. Ja kui sa tead, siis sa juba liigud. Sa juba tead, mis valida. Eks ju.
nii et armsad, täna õhtul siis, kes tahab olla, olge Zoomis, see on kindlasti ka äge, sest et ma olen ühe korra seda eksperimenti teinud, see oli päris vägev. Ja üks maja siis koha peal kell 7. Alustame ka siis otseülekannet läbi Zoomi, nii et jõuate registreeruda ja osalustasu maksta, kes siis Zoomis on, siis me jõuan teile õigel ajal saata selle Zoomi lingi. Ma tean, et siin vaatavad paljud inimesed Soomest, igalt poolt Eestist, Tartust, kõik võimalikest kohtadest. Et keda siis see kõnetab, siis palun pange ennast kirja ja ootan teid üks majas. Nii et enne suve siis viimast korda Uuemaa naiste õhtu ja suve jooksul siis mul kodus saavad olema sündmused ja sügisel siis saame jälle üks majas kokku. Aga praegu ma lõpetan siin teie ees, sest mul keha ütleb, et lõpeta. Ja nüüd saame teistele tegudele asuda. Aitäh, kallid! Imelist olemist teile ja sina oled kõige väärtuslikum vara. Tšau!